Ja aitäh, hea istungi juhataja. Ma küsin igaks juhuks kohe 3 minutit lisaaega, et siis ei tule asjad katkestust. 3 Võib-olla ei minutit kuluta kõik ära. Võtame siis kõik ära, 3 minutit lisaaega. Ma panin mõned asjad kirja endale, mida adresseerida siin tänasest vestlusest, aga alustan võib-olla natuke filosoofilisemast kohast, et igale süsteemile on omane liikumine entroopia, kaose suunas ja selleks kulub energiat, ja inimühiskond kulutab energiat selleks, et kaose asemel oleks mingigi kord. Ja nüüd energiapoliitikat Euroopas vaadates ja tegelikult pikka aega kogu, ütleme, progressiivses läänes, siis oli tunda, et sellist akumuleeritud energiat on nii palju, et see annab võimaluse inimestel tegeleda igasuguste fantaasiaprojektidega, nagu näiteks juhuenergeetika arendamine nii, et seda liiga palju saab, aga ka muudes eluvaldkondades, küll see sugude paljusus, mis vahepeal ilmus ja kõik muu, sest söök ikkagi kuidagi ilmub lauale inimestele ja toad on kuidagi soojad, aga nüüd, kuna see selline mitte usaldusväärse energeetika arendamine on võtnud hirmsad tuurid üles, siis ma arvan, et varsti võibki juhtuda ikkagi seesama Hispaania näide ka meil nii, et ei jõua söök lauale kuidagi iseenesest ja siis tuleb hakata mõtlema, et kuidas ta jõuaks. Natuke see Euroopa ja Eesti diskussioon sellel teemal, et kui ka juhuenergeetikal on puudused, siis järelikult tuleb matta veel rohkem raha ja teha veel rohkem juhuenergeetikat, meenutab neid jutte, mida räägivad Lääne-Euroopa noored uuskommunistid. Ja teatavasti neid seal leidub, nad ei varja, et kommunismi ideed on neile armsad ja nende jutt on selline, et Stalin lihtsalt ei osanud seda kommunismi õigesti ehitada. Et saaks nüüd me teeks seda kommunismi õigesti. Et see on selline jutt, mis kõlas, ütleme, Hispaania peaministri suust ja mida Euroopa eesotsas olevad inimesed räägivad, et kuigi tõepoolest hakkab süsteem kärisema ja me näeme, et see ei vea välja ja kui sa teed arvutusi ja vaatad füüsikat, näed, et see on kehvem süsteem kui näiteks fossiilkütustel põhinev või tuumaenergeetika, siis tuleb lihtsalt veel rohkem raha panna ja veel rohkem teha seda asja, et küll ta siis heaks läheb. Ei lähe, hullemaks läheb. Nüüd kolleeg Kadastiku sõnavõtust mõned nopped. Kõlas väide, aku teeb reservi odavamalt kui Kiisa elektrijaam. Tõepoolest, ma arvan, et vastab tõele. Aga põlevkivi teeb veel odavamalt. Ma siin just möödunud nädalal käisin neid numbreid läbi. 1 megavatt-tunni tootmise jaoks vajalik gaas Rotterdamis maksab 34 eurot. Põlevkivi ahju ees valmis energiat tootma 20. Seal on sees juba keskkonnatasud. Et kui me räägime sellest, et reservi millestki teha, et miks me siis gaasijaamadest räägime. Aga see suurem küsimus ja ma ka Maarjalt küsisin, et Maarjo ütles, et saame teha salvesteid ja gaasijaamu ja kõike seda. Ma küsisin, mis selle mõte on? Maarjo vastas, et mõte on see, et see sagedusturg, mis praegu on õhuke, et siis läheb nagu selliseks tummisemaks. Tegelikult mu küsimuse mõte oli laiem, et mis selle mõte nagu selles valguses on, et kui sa teeksidki Maarjo tuumajaama või teeksid põlevkivijaamad, mis piisavalt annaksid sulle elektrit, siis sul tuulikuid ja päikest ei oleks vaja teha. Aga vastupidine ei kehti. Kui sa teed tuulikuid ja päikest, siis sul on vaja kas akusid või neid samu gaasi või põlevkivijaamu või midagi muud. Sa ei saa süsteemi ehitada üles niimoodi, et just on energiatootmisvõimsus ja miski teda ei toeta. Öösel päike ei paista, eks ole, vahepeal tuul ei puhu. See oli mu küsimuse mõte, et mis mõte on ehitada süsteemi, mille kõrvale tuleb ehitada teine süsteem, kui selle asemel võiks ehitada ainult selle teise süsteemi. Ja me saaksime hakkama. Nii. Nüüd Hispaaniast rääkisid sa ennem, et seal ikka tuumajaamad töötasid ja kõik oli nii ikkagi tore ja hea, et ei tea midagi, kas see taastuv seal oli süüdi. Tegelikult oli nii, et tuuma oli turul tollel päeval seal midagi pealt 11%, kivisütt oli alla 1%, 0,8%, gaasijaamad 3,4% ja koostootmist ka veel 4,5%. Kokku oli nii-öelda pöörlevat võimsust, mis annab seda inertsi süsteemile, mis hoiab sagedust, mis talub sageduse kõikumisi tulenevalt sellest, et suured massiivsed metallkärakad käivad ringi, talub võnkeid väga hästi ja absorbeerib väga palju selliseid väiksemaid võnkeid ära versus nüüd ütleme päikesepargid ja ka tänapäevased tuulepargid, mis turule saavad läbi inverterite ja mis ei ole võimelised esiteks ise tekitama seda sagedust ja mis võivad
sealt võibki tekkida see kaskaad. Ja nüüd ma kujutan ette, et analüüs lõpebki sellega, et olid erakorralised ilmaolud. Erakorraline ilmaolu on täna see, et suur pilvemassiiv tuli. Prognoosis ei olnud ette nähtud. Näitena lihtsalt. Ja päikesepargi tootmisvõimsus langes kõvasti alla, siis tuli kusagil hakkas tarbimine välja lülituma, aga see läks jälle inertsiga, siis tuli kuskile tootmist ja see ahel läheb hästi kiiresti käest ära ja oligi riik pime. Et ma ei saa sellest aru, miks me üritame jõuda sinna, kus Hispaania täna on. Hispaanlased ju hõiskasid, nad siin paar päeva, mõni nädal tagasi tegidki 100% kõik taastuvast. Kuigi aastaid on seal ka samamoodi kriitikud öeldud, et kui te viite selle pöörlevate ja stabiilsust tagavate süsteemide võimsuse osakaaluna liiga väikseks, siis süsteemi risk on väga suur. Ja ma ütlen, et ega see risk ei ole selles mõttes ainult sellele, et konkreetsed elektritootmisseadmed seal seisid ja mis iganes süsteemi operaator pidi kulusid tegema. Riik seisis, 2 riiki seisid. Tükk Prantsusmaast, Belgia. Ja neid sellekohaseid teadustöid on, me võiks ka Eestis sellekohase uurimuse teha, et palju on turule andmata megavatt-tunni hind kulu mõttes. Ja siis selle panema sellesse, mis iganes see Lazardi mudel on, panema sinna juurde, et koos tõenäosustega, et millised energiatootmisviisid sul seda tekitavad võivad, kui suure tõenäosusega ja arvestame selle nagu riskihinna selle elektrikulusse sisse ja ma arvan, et meil numbrid lähevad õigeks. Et kui me kõike arvesse võtaks, mis selle juhuenergeetika arendamisega kaasneb ja sellel laseks paista tarbijatele hinnana välja, siis ei oleks meil nii, et räägitakse kogu aeg, et näed, tasuta tuuleenergia. Ma lõpetuseks viskaks paar kriitikanoolt ka siin partneritele opositsioonierakondadest. Sotsidele otseselt ei viska, sest nemad on nagu nii suured juhuenergeetika arendamise toetajad, nende suunaline kriitika on see, et see on jabur mõte, laske sellest lahti. Aga siin kolleegid Keskerakonnast ütlesid, et loomulikult on vaja arendada seda juhuenergeetikat, aga seda on vaja teha tasakaalustatult ja nii edasi. Ei ole tegelikult vaja arendada. Et kutsuge mind fraktsiooni või tulge läbi, ma näitan arvutusi, võtame tahvli, ma näitan, ei ole tegelikult vaja. Et me ei pea minema kaasa sellise moejutuga, et just kui siis me oleme parketi kõlbulikumad, kui me räägime ka. Nagu Kadastik koridoridest ütleb, et ta saab tegelikult aru, et ei ole vaja seda tuulevärki, aga praegu on narratiiv selline, et ikkagi tuleb öelda avalikult niimoodi välja. Ja siis isamaalastele muidugi ma ütleks, et ega Urmas ilusasti räägib, midagi ei ole öelda. Aga vahest tabab mind kahtlus, et ilus jutt on rohkem kantud konjunktuurist kui põhimõtetest. Sest ärgem unustagem ikkagi, et seda, et Eesti võttis 100% taastuvast elektritootmise eesmärgi, alles mõni aasta tagasi isamaalased tagasi vastu rinda ütlesid, ja asja tegime. Ja lõpetuseks see kolleeg Monika mainitud gynekoloog, kes Euroopat ja selle energeetikat juhub, Ursula von der Leyen, on ikkagi selle suure Euroopa parteide pesakonna juht, kuhu kuulub ka Isamaa koos Urmas Reinsaluga ja nemad on lubanud, et taastuvenergeetikat arendatakse edasi. Aitäh! Aitäh!